Eesti Vabariigi ajaloos pole Kadriorg mitte alati olnud kõrge võimu sümbol. Tramm on siin olnud kauem kui president. 1933. aastal, kui Eesti majanduses olid rasked ajad, saabusid just trammiga siia sajad hädaabitöölised. Riik taotles neile soodsamat trammipiletit ja samuti kõrgemat tasu töötutele. Nad tulid siia, et kohendada ajaloolist lossi riigivanema suveresidentsiks. 1934. aastaks oli kunagi Peeter I käsul ehitatud uhke loss, saanud piduliku ilme pidada siin tähtsaid juubeleid. Johan Laidoner 50, Andres Larka 55 ja riigivanem Konstantin Päts 60. Konstantin Pätsist saab aastal 38 Eesti Vabariigi esimene president. Ta on siis 64-aastane. Teise presidendi saab Eesti Vabariik aastaid hiljem, siis iseseisvuse taastanud riigis 92. aastal Lennart Meri on presidendiks saades aasta noorem kui Konstantin Päts, 63-aastane. Kolmas president Arnold Rüütel 2001, kui ta presidendiks saab, on ta 73-aastane ning president Toomas Hendrik Ilves presidendiks saades on ta Arnold Rüütlist 21 aastat noorem, 52 aastat. Kadriorg on ikka olnud rahvusvaheliste kohtumiste paik. Siinsamas Tallinna Reilil kohtus Vene tsaar Saksa keisri Wilhelm II, Inglise kuninga Edward VII ja Prantsuse presidendi Falieriga. Eesti välispoliitika tähtsündmuseks kujunes Rootsi kuninga Gustav V visiit Tallinna 1929. aastal. Riik ostis visiidiks 15 000 krooni maksnud Cadillaci ja 6 000 krooni maksnud klaveri ja Rootsi kuningas majutati siia Kadriorgu ja seepeale hakati Kadrioru lossi kasutama riigivanema suve residentsina. Rootsiga on seotud ka president Toomas Hendrik Ilves. Ta on sündinud Rootsis, õppis Ameerikas ja hiljem oli pikemat aega Saksamaal Münchenis Raadio Vaba Euroopa Eesti toimetuse juhina. Rahvusvaheline mees oli ka president Konstantin Päts. Pärast 1905. aasta revolutsiooni sündmusi oli ta mõnda aega pagulasena Šveitsis, sealt siirdus umbes 3 aastaks Soome, siis tegutses Peterburis. Liialt radikaalsete omavalitsust puudutavate ideede tõttu pidi ta Peterburis istuma 9 kuud üksikvangistuses. Vangilaagris oli ta ka Poolas 1918. aastal Saksa okupatsioonivõimude tahtel. President Lennart Meri lapsena diplomaadi perekonnas läks välismaale, pidi 9 korda vahetama kooli ja 4 korda vahetama keelt, küüditati ka hiljem Siberisse. President Arnold Rüütel on suuresti tegutsenud Eestis. Pikka aega saab Eesti hakkama ilma presidendita. Riigivanem on nii valitsusjuht kui ka riigipea. Just riigivanemale ehitatakse Kadrioru lossi aiapoolsesse otsa söögisaal. Arhitekt Ladovski kavandatud saali juurde nõudis Kaitseministeerium gaasivarjendit. Tekkisid vaidlused muinsuskaitsega. Kroonlühtrid, nagu hiljem ka Vabadussõja vabadussammas, telliti Tšehhist. Kuidas keegi leiva lauale on saanud? Lennart Meri alustas töömehe karjääri metsatöölisena, oli ka kartulikoorija ja palgiparvetaja. Pärast ülikooli lõpetamist töötas ta dramaturgina Vanemuise teatris ja seejärel Eesti Raadios kuuldemängude toimetajana. Arnold Rüütel alustas oma töömehe karjääri vanemagronoomina. Siis oli õpetaja, seejärel peazootehnik ja sovhoosidirektor. Toomas Hendrik Ilves alustas töömehe karjääri psühholoogia osakonna assistent uurijana, seejärel oli analüütik, suursaadik ja president Konstantin Päts. Tema esimene amet oli vandeadvokaat Jaan Poska abi, seejärel oli ta ajalehes Teataja toimetaja, pärast seda linnanõunik ja pärast seda abilinnapea. Kreemikas kollased pisut pleekivad õied. See on roosisort staatspresident Konstantin Päts. Roosisort, mis aretati enne viimast ilmasõda. Kui valmis presidendi kantselei hoone,
siis hakkas selle juurde kuuluma ka roosiaed pärast aastat 1938. Roosidele kõige lähemal seisab tõenäoliselt Arnold Rüütel. Tema on lõpetanud Põllumajandusakadeemia agronoomia erialal. Toomas Hendrik Ilves sai bakalaureusekraadi Columbia ülikoolist ja magistrikraadi Pennsylvania ülikoolist. Konstantin Päts lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning Lennart Meri samuti Tartu Ülikooli ajaloo erialal. Vana Kadrioru loss ehitati Peterburis põletatud tellistest. Presidendi kantselei hoone rajamisel aga kasutati Saaremaa dolomiiti. Selles oma ajastu moodsas hoones, kus oli sundventilatsioon ja põrandal kummiplaadid Nokiast, asus tööle üks Eesti riigi rajajatest, Konstantin Päts, Eesti Vabariigi esimene president. Ta oli ka Eesti Päästekomitee juht, samuti Eesti esimese valitsuse peaminister. Selles majas on aga kõige kauem töötanud Arnold Rüütel juba Ülemnõukogu presiidiumi esimehena. Ta oli üks suveräänsusdeklaratsiooni loojatest 1988. aastal. Ta oli ka Ülemnõukogu esimees siis, kui Eesti taastas iseseisvuse. Lennart Meri asutas Eesti Instituudi. Välisministrina kirjutas ta alla paljudele diplomaatiliste suhete taastamise dokumentidele. Tema algatusel alustati ka läbirääkimisi, mis viisid Eesti NATOsse ja Euroopa Liitu. Ja 2006. aastast on Eesti Vabariigi president olnud Toomas Hendrik Ilves. Olgu lossid millised tahes, vahtkonna vahetus kuulub Eesti argiellu. Veel pole lõplikult teada, millal saab Eesti 5. presidendi ja kes see võiks olla.